Tere tulemast Võrgturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Alustame uue 5-osalise seeriaga juhtimisest. Ehk jälgi, pane kõrva taha, kuidas need näpunäited aitavad sinul paremini ehitada siis sinu organisatsiooni. Väga oluline on luua juhtimises üks kindel filosoofia, mis ei puuduta ainult sind. Ja väga oluline, et sa oskad seda filosoofiat oma organisatsioonis levitada, edasi anda. See tähendab, kas see puudutab ainult sind, sinu raha, sinu ego, sinu edu või äkki on see midagi suuremat. Midagi sellist, mis võiks huvi pakkuda kõigile sinu organisatsioonis. Ehk kui sa oled filmi näinud Braveheart, kus siis Mel Gibson mängib sellise inimese peaosa nagu William Wallace, siis seal on näha, kuidas tema juhtimises ei olnud asi temas, vaid see oli midagi suuremat. See oli see, et ta võitles siis oma maa pärast, inimeste pärast ja võitles selle pärast, et olla vaba. Et tema ja tema inimesed saaksid olla vabad. Ta võitles kogu rahva pärast. Ja ei ole see, et kuna näiteks sul ei ole hetkel meeskonda, siis juhtimine ei ole näiteks sinu teema. No, et mul ei ole ju kedagi juhatada või juhtida siis. Tegelikult algab juhtimine siis juba, kui sa tutvustad inimesele oma ärivõimalust. Ehk et kui sa lähed ajas tagasi, siis oli samamoodi, et kuidas alguses Jeesus sai endale jüngrid. Samamoodi ta juhtis neid millegi suuremale. Pani nad endaga nii-öelda kaasa liikuma. Tulge minuga. Ja kui sina oskad inimesele näidata, et sinu organisatsioonis, sinu meeskonnas, selles äris on midagi suuremat. Midagi peale selle raha. Meil on tore meeskond, meil on head koolitused. Me teame, kuidas me seda teeme. Tema oskab meil seda hästi, tema oskab meil seda hästi. Ehk siis sul on natukene midagi enamat inimese jaoks. Ehk siis kõik peab algama juhtimisest. Lähme koos. Meie mõlemad koos ja teeme midagi ära. Sest et koos tegemisel on väga suur jõud. Ja mõte on see, et ära karda seda kasutada. Teeme koos ära. Selleks, et olla liider ja juhtida, peaksid sa võtma omaks need lihtsad tõed, et juhtimine ei puuduta ainult sind. Ja sinu raha, sinu tiitlit, taset organisatsioonis. See on, või on see äkki midagi enamat kui sina? Ehk siis, kas see on ehk seoses midagi teiste vabadusega, mis aitaks neil teha midagi õigesti, neil jõuda elus edasi. Levita võib-olla seda sõnumit, kuidas sinu äritooted või teenused suudaksid paremini aidata inimesi, miks nad peaksid head olema, kasulikud, kuidas nad aitavad sind ja teisi. Ja mõtle, kuidas sina saaksid aidata paremini inimesi oma organisatsioonis. Ehk siis mõtle sellele, mida sa saaksid teha või muuta oma organisatsioonis, mis aitab sul paremini meeskonda mõista ja juhtida. Sest juhtimine mängib väga suurt rolli organisatsioonis. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrgturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!